tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist. On rõõm kõiki tervitada siin keset juulikuud, 10. juuli 2025, kus paljud on küll suvepuhkustel, näiteks nagu Riigikogu liikmed, kes lähevad suvepuhkustele juba enne jaanipäeva, siis siin Strasbourgis on lõppemas täiskogu istungite nädal. Ja isegi veel selle nädalaga see poliithooaeg siin läbi ei saa, sest veel järgmisel nädalal toimuvad komisjoni istungid Brüsselis ja sinna otsa veel tuleb eraldi veel mõned töölähetused mul isiklikult rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga Brasiiliasse. Nii et minul lõpeb see poliithooaeg selle suvega umbes 25. juulil alles. Aga mis on toimunud viimastel päevadel siin Strasbourgis? Toimunud on väga palju, nii et ma pean välja valima üksikud teemad, sest muidu aeg läheb lõhki ja mitte keegi viitsiks kuulata 2 tundi järjest sellest, mis on siin kõik huvitavat toimunud. Kõige tähtsam asi kindlasti sel nädalal, mis toimus, oli Ursula von der Leyeni umbusaldushääletus. Nimelt meie siis fraktsiooni liikmed konservatiivsest reformistidest koos osade teiste paremkonservatiivse tiiva esindajatega esitasid umbusaldusavalduse von der Leyeni vastu. See umbusaldushääletus Euroopa Komisjoni presidendi vastu oli viimati 2014. aastal, kui presidendiks oli Jean-Claude Juncker ja üle 10 aasta pole ühtegi umbusaldushääletust toimunud. Üheks umbusalduse algatajaks olin ka mina oma allkirjaga. Ma tean, et Eesti meedia on ka seda umbusaldust kajastanud. Väga hea artikli on teinud Postimees tänasest hääletusest, kus toodi välja väga põnevalt, et umbes 1/3 Europarlamendi liikmetest lihtsalt kadus hääletuse ära. Ehk et neid ei olnud saalis. Mis põhjusel? Eelkõige sellel põhjusel, et nad ei oleks julgenud vastu hääletada von der Leyenile ehk toetada nii-öelda umbusaldushääletust. Aga samal ajal siis nad ei toeta von der Leyenit oma olemuselt, sest see paturegister või nimekiri, mis põhjusel teda umbusaldati, on ikka paganama pikk. Alates sellest, et 2019, kui ta sai presidendiks Euroopa Komisjonis, siis tema oli üks peaideoloogia roheäärmuslusele. Tema juhitav komisjon hakkas ellu viima suurt revolutsiooni, mille tulemusi me tunneme täna igaüks oma rahakotiga. Ehk see, et täna kütusehind on kõrgem, kui ta muidu peaks olema. See, et farmerite ja toidutootjate elu on läinud palju raskemaks, reguleeritumaks. See, et inflatsioon on Euroopas möllanud, Eestis muidugi kõige valusamalt kusjuures, siis see kõik on olnud osa sellest roheideoloogiast, mis on olnud juhitud von der Leyeni poolt Euroopa Komisjonis. Ja kui me räägime nüüd praegu veel siis kehtivatest asjadest, mis tema pea kohal ripub, siis loomulikult Pfizer-Gate ehk koroonavaktsiinide suur hange, kus Euroopa Komisjoni president sisuliselt kaotas ära sõnumivahetuse Pfizeri tegevjuhiga, aga samalt firmalt osteti Euroopa siis maksumaksja rahadest üle 60 miljardi euro väärtuse vaktsiine. Praegu on käimas kusjuures ka Belgias kriminaaluurimine von der Leyeni suhtes ja see ongi olnud üks kõige suuremaid argumente, miks see inimene ei peaks olema Euroopa Komisjoni president. Eesti saadikutest ainult üks toetas umbusaldust, selleks olin loomulikult mina. Peaaegu kõik ülejäänud hääletasid umbusalduse vastu, välja arvatud Yana Toom. Yana Toom puudus hääletuselt. Aga ainult mina toetasin umbusaldust, nii et eks siin tuleb jällegi öelda, et eurovalimistega seoses, et saate seda, mida valite. Ehk et valite näiteks Reformierakonda või sotsialiste, siis saategi sellised toredad inimesed, kes võib-olla teevad TikToki ja naeratavad valimiskampaania plakati peal, aga tegelikult siin majas hääletavad täpselt nii, nagu oleks halvem Eesti inimestele, Eesti ettevõtjatele ja tavalistele Eesti valijatele. Selline tulemus on. See oli selle nädala kõige tähtsam teema vast. Lisaks sellele on toimunud loomulikult erinevad debatte. Üks oluline debatt toimus kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul, kus arutati siis Euroopa Liidu pikaajalist eelarvet peale aastat 2027. Nimelt Euroopa Liidu eelarve, see plaan pannakse paika 7 aastaks alati. See on selline nagu nõukaajal 5 aastaku plaan, siis Euroopa Liidu on 7 aastaku plaan. Ehk et 7 aasta eelarvekava pannakse paika ja nüüd praegune eelarvekava lõpeb 2027, peale mida algab siis uus eelarvekava kuni 2034 vist. Nii et selle üle toimus eile hommikul debatt, kus siis nii Euroopa Komisjoni esindajad siis avaldasid seisukohta. Näiteks väga huvitav asi, mida Euroopa Komisjoni volinik ütles kohe debati alguses,
et kulutused peavad kattuma meie poliitiliste ambitsioonidega. Probleem on muidugi selles, et need poliitilised ambitsioonid on väga-väga erinevad ja kindlasti need poliitilised ambitsioonid ei kattu reaalsusega või sellega, mida tuleks tegelikult teha. Ehk poliitiline ambitsioon, mille jaoks on vaja raha juurde saada, ei saa olla roheäärmuslus, ei saa olla välispiiride mittekaitsmine ehk migratsiooni lubamine, ei saa olla suurem föderalism ehk need poliitilised ambitsioonid tuleb Euroopa Komisjonile ümber vaadata, sest valijad eelmise aasta suvelgi eurovalimistel ütlesid väga selgelt, me ei taha enam sotse ega liberaale, me tahame saada normaalset juhtimist tagasi, kus saadakse aru, kust raha tuleb ja kuhu raha läheb ja mida tegelikult inimesed vajavad. Aga selles debatis siis ainukene eestlane, kes sõna võttis, oli mina ja ka oma kõnes ma rõhutasingi, et siin saalis ehk täiskogu saalis väga paljud räägivad sellest, kuidas Euroopa Liidul on vaja oma vahendeid. Maakeeli öeldes oma vahendid tähendavad makse, et kust laekub raha. Täna on Euroopa Liidus olukord, kus liikmesriigid maksavad igaüks vastavalt oma majanduse ja riigi suurusele oma osa Euroopa Liidu eelarvesse ühte potti ja siis sealt Euroopa Liit hakkab seda uuesti ümber jagama. Kolmandik umbes läheb põllumeeste toetustele, regionaalfondi, väga palju on ideoloogilisi projekte, väga palju on rohepööret, aga Euroopa Liidul ei ole nii-öelda omasid vahendeid ehk et Euroopa Liidu eelarvesse ei laeku otse mitte ükski maks, vaid see käib läbi liikmesriikide just nimelt põhjusel, et maksupoliitika on riikide suveräänne küsimus. Kuigi siin saab ka muidugi vaielda ja öelda, et tegelikult väga palju ikkagi meie maksupoliitilisi õigusi piirab ja ahistab väga tugevasti Euroopa Liit oma regulatsioonidega. Aga üldiselt maksupoliitika on liikmesriikide pädevuses. Aga nüüd Euroopa Liit loomulikult tahab seda ümber muuta selleks, et saada otse raha korjata ettevõtjatelt. Ja see mulle kohe teps mitte ei meeldi. Ja ma ütlesin ka oma kõnes, et selle asemel rääkida, et kust jälle uusi makse juurde keevitada, ettevõtjatele panna koormus peale, tuleks meil rääkida, et ehk tuleks hoopis kulutusi kokku tõmmata. Ehk Euroopa Liit raiskab nii metsikut maksumaksjate raha, et tegelikult tuleks hoopis kulutused kokku tõmmata. Näiteks sama Euroopa Parlamendi ülalpidamine maksab iga aasta umbes 1,5 kuni 2 miljardit eurot. Euroopa Parlament kolib igal kuul 4 päevaks siia Strasbourgi, pendeldab 2 riigi vahet, pluss veel 3. Euroopa Parlamendi hoone veel ka Luksemburgis. Nii et see jutt sellest, et meil pole nüüd üldse raha ja me ei saa ellu viia oma poliitilisi ambitsioone, see on jama, see on tegelikult jama. Aga selline see olukord juba siin parlamendis paraku kahjuks on. Ja kui ka Euroopa Komisjoni volinik siis eile seal debati alguses ütles, et mismoodi Euroopa Liit on hästi toime tulnud kriisidega, kõikide takistustega ja tõi näiteks koroonapandeemia, siis mina ütlesin küll oma kõnes, et vabandust, et Euroopa Liit just ei tulnud toime koroonapandeemiaga, sest Euroopa Komisjoni president on uurimise all seoses vaktsiinihankega, kus võib-olla pandi tuuri üle 60 miljardi euro, et Euroopa Liit nagu ei tulnud üldse toime väga hästi, mis tähendab seda, et maa ei usaldaks mitte ühtegi senti meie maksumaksja raha Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni kätte. Igastahes, need on olnud need põhiteemad. Ja nüüd lõpetuseks, kui keegi juhtub küsima, ka eile kõnes võib-olla natuke oli näha, kui juhtub küsima, et mis juhtus minu parema silmaga, siis ma võin kõike rahustada, et kõik on korras, kontrolli all, lihtsalt kõigile soovituseks, et tuleb olla hästi ettevaatlik, kui te teete grilli. Grillliha, sest et minul juhtus selline täbar asi, õnnelik õnnetus, et pühapäeva õhtul, kui ma tegin enda lapsele ja oma sõbra lastele tegin liha, siis söetükid praksusid ja üks väikene söetükikene või see mingi tuline asi lendas mul täpselt silmanurka. Niimoodi, et vedas, et see mõni millimeeter ei läinud natuke silma keskele, et pimedaks oleks jäänud. Seega nägemine on väga hea, silmavaade on kõik korras, lihtsalt silmaalune oli natukene põlenud ja silm seest on punane, aga juba taandub ja tõmbab tagasi vaikselt. Nii et see on selline lihtne, aga aus seletus asjale, et miks silm on natukene punakas. Seega midagi muud hullu ei ole juhtunud õnneks. Mina soovin teile kõigile ilusat siis juuli jätku. Me kohtume taas umbes nädala pärast Brüsselist Euroopa Parlamendist, kus on siis nädala ülevaade kokkuvõtte Euroopa Parlamendi tegevusest siis selle poliithooaja viimane, sest siis tuleb väikene suvepaus ja juba augusti lõpus taas Euroopa Parlament hakkab kogunema, nii et meie see paus ülemäära pikk ei ole, umbes kuu aega ja siis peavad kõik tagasi tööle kobima. Õnneks. Olge terved ja tublid ja kohtume taas umbes nädala pärast, siis juba mitte Strasbourgist, vaid Brüsselist.